Kuidas on koostöö parlamendi nõukogu ja teiste institutsioonidega? Parlamendi osas on, nagu te teate, on olnud väga oluline parlamendi rolli muutus seoses nüüd uue Lissaboni lepetega, mis annab parlamendile märksa laiema mandaadi, kui ta seni on olnud. Ja parlament on seda ka väga kiirelt praegu arendamas ja oma niisugust uusi tegevusvaldkondi või võimalusi ka sisuga täitmas. Nii et kui varem oli parlamendil võib-olla sõnaõigus oli paljuski eelarve osas, aga võib-olla väiksem sõnaõigus oli mõnede teiste valdkondade ettevalmistamise järgus, sest nüüd on parlament väga aktiivselt ka algjärgus initsiatiivide käima lükkamise ajal juba niimoodi huvitatud ja tahab olla informeeritud. Nii et meie roll komisjonis vaadates, ma siin näen parlamendi suisa aknast, meie roll siin on loomulikult parlamendile anda infot, anda seda sisendit, mille põhjal nemad saavad ka oma arvamusi kujundada. Meile tuleb üksjagu küsimusi parlamendi käest näiteks ja peale selle on parlamendisaadikud ise ka üsna aktiivselt võtnud teemasid ülesse. Võin jällegi siduda oma eelmise jutuga selle suure biomajanduse teemal. Ainuüksi viimase 4 kuu jooksul on parlamendis korraldatud 3 üritust, kus nad ühe või teise nurga alt sedasama biomajandust lahkavad, kuna nad teavad, et me oleme seda poliitikat kujundamas ja neil on huvi ka teemasid arutada ja tuua võib-olla arvamusi sinna debatti juurde, siis parlament võib ise selliseid üritusi korraldada, võib komisjoni kutsuda sinna osalema, nii et nad saavad sisendit anda. Nõukoguga on minul otseselt vähem sidet, sest mul ei ole niivõrd selliseid seadusandlikke valdkondi, millega ma peaksin nõukogus käima. Küll aga töötavad nõukoguga väga tihedalt need inimesed, kellel on tõepoolest kas meie mõistes näiteks siin tegu innovatsiooniliidu dokumendiga, suurte poliitikadokumentidega või nendega, kes tegelevad seadusandlusega, nendega on rohkem ka nõukogu töögruppides vaja käia ja nõukogu enda istungitel. Mina puutun sellega suhteliselt vähe kokku, aga kindel on see, et nõukogu on muidugi väga oluline institutsioon Euroopa tasandil ja me oleme muidugi väga huvitatud sellest, et sidemed komisjoni ja nõukogu vahel, nii nagu sidemed komisjoni ja parlamendi vahel oleks igati konstruktiivsed ja töised. Kas teie roll on peamiselt raha jagada ja olla selline hea jõuluvana või teete te ka liikmesriikidele aeg-ajalt mingid ettekirjutused ja peate tegema seda teist ja kolmandat? Komisjoni eripära on loomulikult selles, et ühe sama komisjoni katuse alla on ju koondunud sisuliselt kogu terve võimalik avaliku sektori valitsemisskaala. Siin on direktoraate, kes tegelevad otseselt siseturu kujundamise ja haldamisega, kes on väga tugevalt seadusandluspoole peal tegevad ja nemad loomulikult võivad ka neid ettekirjutusi teha. On neid peadirektoraate, kes tegelevad mingite ühiste selliste poliitikate elluviimisega, mis on paljuski ühiste rahakassa peal põhinevad, minu pärast regionaalareng näiteks, kelle võib-olla ettekirjutused liikmesriikidele on pigem sellise finantsjuhtimise poole pealt ja kus programmeerimine tegelikult käib enamasti liikmesriigi enda tasandil. Minu valdkonnas nüüd teadus- ja innovatsiooni teemal jällegi need samad Lissaboni lepped tõid uusi tuuli, sest komisjoni mandaat ühist teadustegevust koordineerida sai palju suurema, tugevama juriidilise alusega enne. Nii et tulenevalt Lissaboni lepingust on komisjonil tegelikult palju jõulisem roll ühise teadusruumi kujundamisel Euroopas. Ja seda muidugi ka nüüd hakatakse hoolega ellu viima. Ja muu hulgas on praegu arutelu all, kas oleks vaja suisa tehagi võib-olla mingisugune seadusandlik algatus selle ühise teadusruumi kujundamiseks, sest siiani on ta olnud sellise koordinatsiooni meetodi tasandil, et peetakse nõu ja püütakse veenda liikmesriike ja ei ole olnud sellist raamistikku või sellist tugevat teadusandlikku raamistikku, mis kuidagi viisi kohustaks ellu viima seda ühist teadusruumi. Aga jah, teadus- ja innovatsiooni valdkond on selline, kus ühelt poolt on ka nüüd uued
siis uus mandaat komisjonil või laiendatud mandaat võrreldes eelmisega. Ja teine asi, mis on suhteliselt erinev võrreldes meie peadirektoraadi ja näiteks ütleme siin regionaalarengu või põllumajanduspoliitika vahel. Nimelt meie oleme jätkuvalt siis seda eelarvet ise otse haldamas ja ka ise otse programmeerimas. Mis tähendab seda, et kui näiteks põllumajanduspoliitika osas või regionaalpoliitika osas selle raha kasutamise programmeerimine käib Eestis tegelikult. Kui koostöös komisjoniga, aga iga liikmesriik teeb ise endale oma programmid ja kavad ja iga-aastased elluviimise kavad ja ka selle rakendamisagentuur on olemas Eestis koha peal. Ehk siis PRIA on selle põllumajanduse peal ja EAS ja seal mõned teised jagavad muid vahendeid. Siis antud juhul teaduse innovatsiooni portfell ja selle haldamine on jätkuvalt otse juhtimisega ehk otse siis ka komisjoni hallata. Mis tähendab ka seda, et meie enda käes on kogu see programmeerimispool ja see on siis üks osa sellest ka, millega mina tegelen ja mis on päris suur ja oluline osa meie töövaldkonnast. Nii et jah, me otseselt siin teadusinnovatsiooni poole peal ettekirjutusi ei tee liikmesriikidele. Küll aga on väga oluline just meie valdkonnas, et oleks väga sujuv ja hea koostöö liikmesriikidega. Eriti seetõttu, et me näeme enda rolli sellise initsiaatorina ja nagu käivatõmbaja ja eestvedajana ja paljuski ka koordinatsiooni pakkujana liikmesriikide vahel. Nii et kui me kas näiteks eelarvet võrdleme, siis meie eelarve siis teadusrahadele on ligikaudu 5% siis üldisest avaliku sektori teadusrahade eelarvest. Selge see, et me peame pigem proovima seda 95%, mis on liikmesriikide käes, püüame seda siis ka paremini koordineerida ja ühiste prioriteetide peale rakendada. Mitte ainult ei ürita siis oma 5%-ga siin ilma teha. Et meie jaoks on koostöö liikmesriikidega ääretult tähtis.